Kas tehisintellekt on nagu papagoi? Või on see hoopis geenius, kelle käes on võti kõigi inimkonna probleemide lahendamiseks? Tegelikult ei ole see kumbagi. Tegu on lihtsalt väga võimsa tööriistaga, mis aitab meil infos orienteeruda ja ka uut infot luua. Aga et oskaksime seda tööriista enda kasuks tööle panna, siis on vaja esmalt mõista selle tööriista olemust ning aru saada selle töö põhimõtetest. Tere! Mina olen Diana Paudel, digi- ja meediapädevuste koolitaja ning see on teine video minu tehisintellekti teemalisest lühiseeriast. Eelmises videos andsin ülevaate tehisintellekti ajaloost ja rääkisin, kuidas kõigest 200 aastaga sai unistusest reaalsus. Et mõista, kuidas töötavad ChatGPT, Gemini või Cloud tänasel päeval, on taaskord vaja põigata korraks ajalukku. Teeme väikese ajarännu ja lähme aastasse 1956, kui suvel toimus Dartmouthi kolledžis USA-s töötuba, kus osales 10 teadlast, kes olid tol ajal siis tehisintellekti pioneerideks. Seal oli diskussioon teemal, et kuidas tehisintellekti õpetada ja välja käidi 2 ideed. Üks oli siis nii-öelda sümbolistlik lähenemine, kus arvutit õpetatakse reeglite abil. Ehk siis, kui, siis, muidu loogika. Piltlikult öeldes tehakse reeglite raamat ehk programm, mis juhendab arvutit, kuidas erinevates olukordades käituma peaks. Ja esimesed pool sajandit tundus, et see on parim viis, kuidas tehisintellektini jõuda. Näiteks arvuti Deep Blue, mis võitis Kasparovit, oli just selline reeglite põhine programm. Samuti kui alguses tulid Google'i otsing ja Facebooki ajajoon. Aga mingi hetk muutusid programmid niivõrd keerukaks, et väga keeruline oli programmeerijatel luua uusi reegleid, nii et ei tekiks konflikti vanade reeglitega. Ja samuti hakati aru saama, et keelest arusaamine ja isegi pildi pealt kassi leidmine ei ole väga teostatav reeglite põhise lähenemisega. Ja siin tulebki mängu see teine, juba 50-ndatel välja pakutud idee, et paneme arvuti õppima nagu lapse. Aga probleem oli see, et aastakümneid polnud sellise idee praktikasse rakendamiseks piisavalt arvutivõimsust ja samuti on vaja väga palju andmeid, et saaks laps õppida. Ja seda ei olnud digitaalselt. Esimene katse reeglitest loobuda ja andmetest õppida oli selline statistiline keeletöötlus, mis sai hoo sisse 90-ndatel. Ja selle kõige kuulsam näide olid n-grammid. Taaskord, ma ei lähe detailidesse, aga kujuta ette, et see oli nagu sõnade ennustamine mäng. Arvuti analüüsis miljoneid lauseid ja tegi põhjaliku statistilise andmebaasi, milline sõna kõige tõenäolisemalt teisele järgneb. See meetod oli piisavalt hea, et näiteks esmased need õigekirja kontrolliprogrammid ja samuti tõlkeprogrammid. Aga siin oli ka üks suur miinus. Nimelt see n-grammide süsteem ei saanud aru sõnade tegelikkusest tähenduseks. Selle jaoks olid sõnad koer ja kutsikas täpselt sama erinevad kui koer ja kosmoselaev. Et tehisintellekt hakkaks keelest aru saama päriselt, oli vaja järgmist läbimurret ja see juhtus 2013. aasta paiku, kui kasutusele võeti siis sõnavektorid. Selle asemel, et käsitleda sõna kui lihtsalt tähejada, õppis arvuti või õpetati arvutit andma sõnale kindel asukoht sellises suures sõnade universumis. Ja seda arvutiprogrammi nimetatakse närvivõrguks. Ainuke asi, et kui meie universumis on 4 dimensiooni või väidetavalt mõni väidab, et ka rohkem, aga kindlasti mitte nii palju kui sõnade universumis. Seal oli alguses neid dimensioone 100 ja tänasel päeval võib mõnel võimsamal mudelil olla paarkümmend tuhat vektorit või dimensiooni, kus need sõnad on nagu siis pandud tasapinnaliselt või vektori peale. Et järjestatud mingite tunnuste alusel. Ja kui nüüd minul tekib alati küsimus, aga kas siis ongi, et ala meessoost, naissoost, värvi järgi, siis ei, arvutiloogika on hoopis miski muu ja sinna me taaskord ei lähe, kuna eks ma ise tean ka ainult selle jäämäe tippu, millest ma siin täna räägin. Aga kuidas see siis töötab? Põhimõtteliselt närvivõrk loeb läbi miljardeid lauseid
ja paigutab sarnase tähendusega sõnad kaardil üksteise lähedale. Ja see sõnavektorite idee on see, et näiteks siin on koer, kutsikas ja taks kõik kuskil samas nurgas, vähemalt mingites dimensioonides. Ja kass on kuskil teises kohas. Aga nii koer kui kass kui ka kutsikas, tegelikult nad on ikkagi suures pildis ikka üksteisele lähedal ja lemmikloomade nurgas. Ja väga-väga kaugel sõnast kosmoselaev. Muidugi asi ei ole nii lihtne, sest kui selle koera nimi on Laika, siis võib ta mõnes dimensioonis olla väga-väga lähedal sellele kosmoselaevale. Ehk siis arvuti õpib iseseisvalt ära sõnade vahelised seosed. Ja kõige hämmastavam on see, et nende asukoha õigsus saab matemaatiliselt kontrollida. Väga kuulus näide on see, et kui arvutile anti ülesandeks selline tehe sõnavektorite baasile kuningas miinus mees pluss naine, siis arvuti sai matemaatiliselt neid sõnavektoreid liites ja lahutades vastuseks sõna kuninganna. Ehk siis vektor, mis ühendab meest ja naist, on täpselt sama, mis ühendab mingis teises dimensioonis kuningat ja kuningannat. Ja siit tulebki konks. Maagia ei ole see, kuidas arvuti suudab keelt mõista, vaid maagiline on pigem see, kuidas ta neid seoseid suudab luua. Ning kuna arvuti loob neid seoseid inimtekstide baasil, siis paratamatult seal sõnade universumis on sees kõik meie stereotüübid, valed eeldused ja kõik muu. Ning nii palju, kui ma aru saan, siis praegused masinõppeprogrammid ei oska eristada ka teksti kvaliteeti. Ning seetõttu on näiteks närvivõrkude jaoks mingi Nobeli preemia pälvinud akadeemilise avastuse artikkel või tunnustatud Bonnieri preemiaga tunnustatud ajakirjaniku artikkel samaväärne kui mõni Redditi postitus või Twitteri säuts. Ja seda probleemi püütakse küll lahendada sellega, et peale mudeli treenimist hakkavad inimesed arvuti vastuseid vaatama üle ja kvaliteetsemad vastused saavad parema hinnangu. Aga see on peenhäälestamine ning see ei ole piisav, sest see andmete maht, mida närvivõrgud suudavad uue mudeli treenimisel läbi analüüsida, on niivõrra suurem kui see, et inimesed suudaks tagasisidestada arvuti vastuseid ja neid valesi mustreid leida. Samuti ju tegelikult ka kvaliteetsed tekstid võivad sisaldada vigu. Ning kui ausale, mulle vahepeal tundub irooniline, et me nagu ootame palju kõrgemaid standardeid masinatelt kui inimkonnalt endilt. Aga võib-olla on see ka hea. Ehk siis see oskus eristada sõnu just asukoha põhiselt vastavalt nende tähendusele on absoluutselt kõigi tänapäevaste keelemudelite alustalaks. Ja see oli esimene oluline samm, mis aitas arvutitel siis keelest aru saada. Ja kuigi nüüd närvivõrgud oskasid sõnade tähendusest aru saada, oli neil endiselt üks suur puudus. Nimelt neil oli väga halb mälu. Ja näiteks kui oli lause, et Jaan läks poodi ja paar lauset hiljem ta ostis piima, siis ei mäletanud enam arvuti, kes see tema on ja kellele kes piima jõi. Selle lahendamiseks loodi nüüd mäluga närvivõrgud ja esimene katsetus oli lihtne. Põhimõtteliselt iga sõna lugemisel jättis närvivõrk endale meelde nagu kaja eelmisest sõnast ja see aitas lühikeste lausete puhul, kuid pikema jutu puhul see kaja kadus lihtsalt ära. Ja tõeline läbimurre saabus koos närvivõrkudega, kus kontroller oskas iseseisvalt otsustada, milline info on oluline ja mis tuleb meelde jätta. Et see on nagu detektiiv, kes kogu aeg märgib on ju infot oma märkmikusse juhtlõngade kohta ja kui mõni juhtlõng valeks osutub, siis tõmbab selle maha. Ja see tehnoloogia oli aastaid näiteks Google Translate'i ja paljude teiste nutikate teenuste selgrooks. Aga siin oli ikkagi üks oluline piirang, sest kuna ta pidi teksti sõna-sõnalt läbi lugema, siis see meetod oli üsna aeglane ja ebaefektiivne. Ning aastal 2017 avaldasid Google'i teadlased revolutsioonilise artikli, mille pealkirja oli Attention is all you need ehk tähelepanu on kõik, mida vajad. Ja see artikkel tutvustas uut arhitektuuri nimega Transformer
ning sellel oli 2 geniaalset uuendust tehnoloogiliselt. Esiteks, selle asemel, et lugeda teksti sõna-sõnalt, haaras see endasse terve lause või terve lõigu. Ja see muutis protsessi 100 kordi kiiremaks ja efektiivsemaks. Ja teine ja veel olulisem uuendus oli artikli pealkirjas mainitud tähelepanu. Ehk siis tähelepanumehhanism. Ehk siis see oli justkui arvutile antud supervõime, et kui ta töötleb lauset, siis ta saab igat sõna eraldi vaadelda ja luua otseühendusi ka kaugemate sõnade vahel. Et pöörates siis tähelepanu nendele sõnadele, mis on mingi asja mõistmiseks oluliseks. Et näiteks kui on poiss viskas palli ja hiljem, et see oli punane, siis ta automaatselt viib kokku see ja palli, et ta teab, et pall oli punane. Et sõltumata sellest, kui kaugel ka ei oleks. Ja see kombinatsioon töödelda palju teksti korraga ja oskus pöörata tähelepanu ainult kõige olulisemale oli põhimõtteliselt see viimane vajalik pusletükk, mis tänapäevased keelemudelid võimalikuks tegi. Muidugi võib sul nüüd tekkida küsimus, et kui Google'i teadlased avaldasid selle artikli, siis kuidas juhtus, et OpenAI ikkagi oma GPT-3-ga ja GPT-1-ga kõigiga enne välja tuli. Ja nagu tehnoloogias tihti, siis siin tulid mängu hoopis nii-öelda majanduslikud ja sotsiaalsed tegurid. Sest Google, suur börsifirma, ei tahtnud riskida, et tulles välja pooltoore tehnoloogiaga, mis võib neile tuua suurt mainekahju. Samal ajal OpenAI selliseid piiranguid ei olnud. Neil on privaatne rahastus ja isegi kui tehnoloogia ei toiminud hästi, siis nemad olid start-up ja piloteerisid. Ja seetõttu oligi neil võimalik väga palju kiiremini toimetada. Teiseks oli siin ka leiutaja dilemma. Ehk siis Google'i jaoks uus tehnoloogia väga põnev. Aga kui me mõtleme, kust Google'il põhiline raha tuleb, siis põhitulu tuleb reklaamist ning tehisintellekt tegelikult pani reaalsesse ohtu Google'i ärimudeli. Aga kui OpenAI selle asja interneti avalikuks lükkas, ega siis Google'il ei jäänud muud üle kui ralliga liituda. Ja kui nüüd eelnev kokku võtta, siis kõigi keelemudelite töö põhimõte on see, et suudetakse keelt matemaatiliselt modelleerida ja selle mudeli põhjal suudavad masinad luua teksti, mis on väga sarnane inimkeelele. Aga nüüd on ükskõik kui tarka juttu need masinad ka sulle vastuseks ei suuda kirjutada, siis ära unusta, et nendel masinatel puuduvad tunded ja ambitsioonid ja neil puudub isegi esmane arusaam oma võimekuse piiridest. Nad ei tea, mida nad teavad ja mida nad ei tea. Nad suudavad igale küsimusele kirjutada seotud teksti, mis on matemaatiliselt kõige loogilisem, kui võtta need vektorid. Kuid see vastus ei pruugi olla kõige täpsem, kõige parem ning väga tihti juhtub, et ta ei ole isegi õige. Nii, aga nüüd, kus me oleme tehnoloogia väga pealiskaudselt, aga loodetavasti arusaadavalt läbi käinud, siis teeme nüüd ülevaate rallil osalejatest. Ja ma kasutan autoanaloogiat, sest nii võib-olla on lihtsam. Kuigi ma arvan, et ma tean ise autodest vähem kui tehisintellektist, aga ma annan endast parima ja Google Gemini vaatas mu paralleelid üle. Aga põhimõtteliselt ongi, tehisintellekti erinevad mudelid on nagu erineva võimsusega mootorid. Ja keelemudeli võimsuse määrab parameetrite arv ning seda võibki võtta nagu auto mootori võimsuse puhul näiteks hobujõud. On vist hobujõud, millega mootorit. Aga okei. Et näiteks ChatGPT-3 oli parameetrite arv circa 175 miljardit. See kõlab väga palju, aga ChatGPT-4 oli triljoni kandis ning väidetavalt 4,5 on parameetrite arv 4 triljonit, kuigi viimasel ajal ei kiputa enam seda numbrit väga avalikult välja ütlema. Veel on väga oluline näitaja mudelite puhul kontekstiaken. Seda võiks siis võrrelda auto bensiinipaagiga. Ma ei tea, kas see võrdlus on hea, taaskord ma konsulteerisin Gemini 2.5 Proga. Tema arvas, et see on õige. Kuna ma autodest tean väga vähe, siis usaldame tehisintellekti. Aga mida suurem on auto bensiinipaak, seda kaugemale sa autoga saad sõita. Ja sama loogika on see, et mida suurem on mudeli kontekstiaken, ehk mida rohkem teksti ta mäletab, siis seda kauem sa saad selle mudeliga mingit tarka juttu ajada ja seda produktiivsem ta on.
ja näiteks Gemini 2.5 kontekstiaken on väidetavalt 1 miljon tokenit. Ja mul pole aimugi, kuidas token eesti keeles on, kui kellelgi on häid ideid, palun kommenteerige. Ma ei ole nende eestikeelsete sõnadega hea. Aga jaa, et kui näiteks ChatGPT-l on samal ajal ainult 128 000 tokenit, ehk siis Gemini suudab meeles pidada väidetavalt 1500 lehekülge teksti ja ChatGPT suudab meeles pidada 192 lehekülge teksti. Ehk siis see tähendab näiteks, et kui ma panen Geminile sisse PDF-i, kus on 500 lehekülge, siis väidetavalt ta suudab selle teksti läbi töötada ja meeles pidada, aga kui ma sama teksti panen sinna ChatGPT-le, taaskord uuel versioonil võivad juba täiesti uued kontekstiaknad olla. Kes asjaga kursis on, taaskord kommenteerige. Aga siis kui ma panen 500 leheküljelise PDF-i, siis kui kontekstiaken on umbes 200 lehekülge, siis põhimõtteliselt 300 lehekülge ei mäleta või ütleme, ei töötle läbi. Ja siin tekibki see probleem, et andsin dokumendi ja annab mulle täieliku jama vastust. Sealt kontekstiaknast tuleb see jama. Aga okei, see on väga lihtsustatud arvutus ning eks taaskord. Ka kontekstiakende puhul on see rohkem kasutajate testimise tulemus kui väga ametlik näide. Ja token ei ole sõna, vaid siin on üks näide, kuidas tekst võib olla tokeniteks jaotatud. Veel üks oluline asi, mida masina puhul või keelemudeli puhul teadma peab, on temperatuur. Mida madalam on mudeli temperatuur, seda faktitäpsem on see mudel. Ja mida kuumem on mudel või mida kõrgem on temperatuur, seda rohkem see mudel suudab olla loovam, aga seda rohkem ta ka hallutsineerib ehk valetab. Samas, mida faktitäpsem on mudel, seda vähem on sellest kasu just selliste loovate ülesannete või siis peaks lihtsalt fakti küsimise masin, kui temperatuur väga nullis on. Ehk siis see tasakaalu leidmine on oluline. Ja hea uudis on see, et seda temperatuuri tegelikult me saame ise reguleerida, andes masinale rolli, andes talle konteksti, et paremini aru saada, kas soovime rohkem loovust või rohkem fakte. Aga sellel teemal tuleb järgmine video täiesti, kuidas promptida ja viipasi kirjutada. Aga mõista tuleb, et erinevad mudelid on väga erineva võimekusega. Isegi see, et asi on ChatGPT, ei tähenda, et mudel on, et ChatGPT 3 ja ChatGPT 4.0 või 4o on väga-väga erinevad. Et nagu Ford Model D ja ma ei tea, mis nüüd on mõni kaasaegne, ma otsin video jaoks mõne uhke, et see mudel ei ole sama, kuigi mõlemad on Ford, on ju. Sama ei ole ChatGPT ega Gemini puhul. Aga on tehtud kusjuures palju edetabeleid, kus kasutajad saavad hinnata erinevaid mudeleid ja näiteks mulle endale väga meeldib Barometer AI leht, mis on siis Tartu Ülikooli, TalTechi, Tallinna Ülikooli ja Eesti Keele Instituudi ühisprojekt. Ja kui siin praegu lehe peal ringi vaadata, siis on näha, et põhimõtteliselt rabelevad omavahel ChatGPT ja Gemini, et kumb on parem. Ja ma olen ise mõlemad kasutanud ja mulle endale tundub, et ChatGPT on nii-öelda nagu natuke kõrgema temperatuuriga ehk loovam. Gemini on madalama temperatuuriga, aga eks see sõltub jälle sellest, kuidas ma neid käske sisestan ja kuidas ma neid promptin. Jah, ma tean, promptimine on ka vaja eestistada ära, aga taaskord ma ei ole keeleteadlane. Aga jah, viimasel ajal on mul küll tunne, kuigi ma olen 2 aastat kasutanud ChatGPT-d, et ma läheks Gemini peale üle, et mulle meeldivad Gemini vastused viimasel ajal rohkem. Progejatelt olen ma kuulnud ka palju kiidusõnu Anthropicu Claude'i kohta, aga seda ma ei ole ise kasutanud, nii et kui sul on mingi kogemus, taaskord kommenteeri julgelt, et mis selle mudeli head ja vead on. Kes Twitterit kasutab, siis te arvatavasti teate, et seal on nüüd kasutaja nimega Grok, mis kasutab Groki keelemudelit, mille loojaks on Elon Musk. Ja minu jaoks üsna suur üllatus, et see Grok on näiteks Barometer AI lehe järgi üsna hea ka eesti keeles. Samas eelmine nädal oli just igasuguseid põnevaid uudiseid seoses Grokiga. Ma saan aru, et ta tahtis mehaaniliseks Hitleriks hakata, et taas kehastama hakata. Ehk siis tegelikult see mudeli vastuste kvaliteet ei pruugi isegi sama olla sama mudeli piires, see võib erinevatel päevadel ja erinevatel nädalatel kõikuda väga-väga suurelt. Ma arvan, et see eelmise nädala Grok ei oleks siin kõrgel kohal Barometer AI.
ja need 4 mudelit on USA päritolu ja ma panen lingid siia alla ka kõigil mudelitele, kui tahate proovida. Aga nüüd ongi üks probleem, et meil on ka tegelikult Euroopa päritolu Lechat Mistrali oma, prantslane. Ja põhimõtteliselt probleem on selles, et USA-s praegu valimatult topitakse nendele keelemudelitele sisse kõiki andmeid. Autoriõigustest sõidetakse üle, andmekaitsed niikuinii, ütleme USA-s ei olegi, aga samas Euroopas tegelev firma ei saa niimoodi sõita seadustest üle. Ja siin tekibki huvitav dilemma, sest kui sul on vähem treeningandmeid ja sa seadustest kinni pead ja ei riku seadusi, siis su mudel on rumalam. Ehk siis seaduskuulekas tehisintellekt on rumalam tehisintellekt. Mulle ei meeldi see mõte, aga see on nii. Et mis me ikka valetame. Ehk siis jah, et ma olen Mistralit proovinud, aga ma hetkel ei tunne, et ma tahaks seda kasutusse võtta. Ja muidugi, siis on veel DeepSeek, Hiina ime. Mingi aeg tagasi lõi ta palju laineid ja jäi mulje, et hiinlased on täiesti uue tehnoloogiaga hakkama saanud. Tegelikult see nii ei ole. Lihtsalt kuna USA püüab hiinlaste ligipääsu tehnoloogiale piirata, siis hiinlased pidid lõputu arvu kiipide asemel kasutama natukene neid kiipe, mis meil siin kolju sees on, ehk panema aju tööle ja suutsid optimeerida, et tehnoloogia oli sama, aga nad suutsid lihtsalt veidi väiksema ressursiga saavutada peaaegu sama tulemuse, mis tekitas mingi kiire paanikaoom. Aga eks tänapäeval näemegi ainult uudiseid, mis paanikat tekitavad. Aga ma soovitan sul tegelikult minna sinna Baromeeter AI lehele ja veeda veidikene aega ning mängi erinevate keelemudelitega. Kui sa lähed lehele, siis kõigepealt loosib leht sulle 2 mudelit ja sa saad esitada oma küsimuse. Siis võta veidikene aega ja loe mõlemad vastused põhjalikult läbi ja anna oma hinnang, et kas sinu meelest on parem vastus A, on B, on mõlemad vastused head, seda ei juhtu väga tihti, või on mõlemad vastused jamad, siis ütlegi, et mõlemad on halvad. Ja kui sa oled oma hinnangu ära andnud, siis sa näed siit alt, et millised mudelid olid just testimises. Enne kui sa hinnangut pole andnud, enne sa ei näe. Ja minu meelest on see väga-väga laheseks, et ma olen ise seal, ma arvan, 10, kui mitte 100 võib-olla mitte, aga 10 kordi erinevaid küsimusi postitanud. Ja tuleb välja, kui erinevad on need keelemudelid. Et ehk sa saad parema tunnetuse ise tehisintellekti teemal ja lisaks annad oma panuse teadusarengusse. Ma tean, et projektitiim tahab saada 50 000 nii-öelda hinnangut ja hetkel on neil alla 10 000. Nii et pikk tee on eesmärgini minna ja leia 5-10 minutit ja aita neid sellel teel. Aga okei, selline see video tuli, natuke pikem kui plaanisin, aga olen väga tänulik, kui sa selle suutsid lõpuni vaadata. Kui sa siit videost said uut teadmist, siis ära unusta panna like. Samuti jaga seda videot oma sõprade kolleegidega, sest tehisintellekt on tulnud, et jääda. Ja mida paremini me mõistame, kuidas see tehnoloogia toimib, seda paremini me oskame seda ka enda kasuks tööle panna.